Assa Abloy inimene on siin, tere. Kuule, mis asi see digisafe on, mida võita saab? Ja mis mõttes digisafe? Mis vahet on safe'il ja digisafe-il? Kas digisafe'is paned digividinad ja tavalise safe'i paned sõrmused või kuidas, mis see erinevus on? No põhimõtteliselt on niimoodi, et digisafe on ikka selline, mis suhtleb nutitelefoniga ja on võimalik siis kaugelt avada, näiteks keset päeva. On keegi kodus, ütleb, et tahab midagi kätte saada, aga koodi ei mäleta, vajutad telefonist oma safe'i lahti kaugelt. Ja näiteks paned lapse Xbox'i puldid sinna peitu, ütled, kui õpitud on, siis ma teen sulle selle nii-öelda safe'i lahti ja saad hakata mängima. Et enne ei tee. Appi kui kuri lapsevanema mäletan täpselt diskussiooni enda vanema vahel. Õudselt tahtsin multikaid vaadata, aga elude uks oli lukus, ma pidin õppima ennem. Ja siis ma nuiasin vanema käest, et see võti kätte saada, kuidas ma elutuppa saan, ühesõnaga sama asi. Aga vaata, mul on, ma saan aru, et mul on see muruniiduk, robotniiduk ja ma saan telefonit, ma küll pole viitsid äppi alla tõmmata, aga ma saan näha, et mis ta teeb. Kas see nutiseifiga on ka nii, et näiteks ütleme, kui mul on nutiseif on Tallinnas, mina olen näiteks Tõstamaal, siis ma saan näha, et kui see ära varastakse, ma saan telefonis vaadata, kuhu ta läheb parasjagu. Päris nii ei ole, aga saab vaadata, kes nutiseifi juures on käinud või kes seda avanud on. Et see logi küll jookseb sinna, jah. Aga kui keegi sellega ära jalutab, siis päris seda nagu taga ajada ei saa, et kahjuks. Et ta on ikkagi koduga seotud. Kas ta on siukene tilluke seif, nagu on hotellitubades või milline on, või on siuke suur nõukaaegne 2-tonnine kolakas? Ta pigem on siuke tillukene, siuke mõnus, kuhu mahuvad dokumendid, passid, võib-olla natukene sularaha, et oleks kodus turvaliselt hoitud ikkagi. Mul tuleb meelde, et on olemas siuke asi nagu toiduseif või toidulõkk, mis pannakse külmutuskappi, sellega üritatakse dieeti pidada, et avaneb iga 40 minutit tagant või sai seda varem toitu kätte. Kas see siukest asja ei tooda või ei paku? Täna ei paku, aga võtame selle idee üles. Äkki kunagi tuleb see mõte meil ka. No võt, ja ma saan aru, et veel saab loosis osaleda või? Jaa, veel saab. Et tulge julgelt siia ja pange ennast kirja. Aga mis lukumaailmas toimub? Mis on kõige kihvtim ja kuumem ja vägevam lukk? Lukumaailm on tegelikult laiem kui lihtsalt lukud, et meil on näiteks, pakume ka fonosüsteeme. Hästi moodne fonosüsteem on siin samas selja taga. Et see on selline, mida saab tegelikult täielikult ise kujundada. Et tal on olemas suur värvivalik, see on võimalik ekraaniga, nuppudega ja nii edasi. Et see on Assa Abloy nüüd üks uus kaubamärk nimega Doorbird. Et kindlasti tulge sellega ka uudistama, et siin räägime täpsemalt, mis sellega teha saab. No praegu on hirmus popid on YouTube'is, kui sa vaatad, mehed teatavasti vaatavad YouTube'i ja sa vaatad, kuidas on America Porch Pirate või need, kes käivad siis Amazoni pakke siis trepi pealt varastamas ja siis tehti need kaamerad on neist filminud. Kas see on nüüd siuke filmim kaamerad, kui ma selle käima panen, siis ma näen igat varblast ja varest, kes minu trepi peale lendab ja kulkuvad kassi? Ja täpselt seda ta teeb, et ta sellel ajal, kui siin kodus ei ole, siis ta tegelikult ka salvestab klippe sellest, kes uksa taga käivad. Et on võimalik järgi vaadata, kes seal käinud on, kes nuppa vajutavad ja nii edasi, et. Mille peale ta aktiveerub, kas ta alaliselt 24/7 salvestab või siis kui mingi liikumisanduriga? Ta on hästi tark, et ta aktiveerub ikkagi siis selle peale, kui keegi lähedale tuleb, et tal on liikumisandur sees. Just. Väga põnev ja kuidas tänapäeval on, kas juba eestlased panevad need üles? Meil vist need Porch Pirate veel ei ole, et keegi varastab trepi pealt asju ära. Jaa, ikkagi see on hästi üsna uus toode, aga juba esimesed tooted on üles pandud ja täitsa huvi on olemas sellele tootele. No võt, mul on naaber on lennundusinsener ja tema ükspäev ütles, et tema aia päkapikk on kadunud. Oli väga mures, et aia päkapikk on ära varastud ja mina elasin vanasti USA-s, see oli siuke komme, et kui kutid ennast purjuid, sa varastasid ära kellega aiast päkapikku, läksid 2 kilomeetrit või 1 miili kaugemale, panid selle teise aedas. Ma ütlesin, kindlasti su aia päkapikk on kuskil teises aias. Ja sure enough, Nõmme Facebooki selles kommuun või mis seal on lõpuks aiapäkapik ilmus välja, nii et me saame vältida selle ukse kaameraga aiapäkapikkude kadu. Täpselt nii.